1224. aasta suveks oli Eesti mandriosa sattunud peaaegu täielikult ristisõdijate valdusesse. Püsis ainult Tartu linnus, mis oli eestlaste viimane tugipunkt. Saksa ristisõdijad olid juba 1223. aasta sügisel ja ka 1224. aasta aprillis üritanud Tartut piirata, aga linnus oli tugev ja nad jätsid selle pooleli. Nüüd 1224. aasta augustis koondati hiigelsuur vägi ja see liikus Tartu alla. Nii et 15. augustil algas suur piiramine ja see kestis vähemalt 2-3 nädalat. Siin eestlased olid linnuse tugevasti kindlustanud, neil oli abiks ka palutud abivägi Vene aladelt, eesotsas vürst Vetsekese või Vjatškooga ja sõditi üsna edukalt. Ristisõdijad rakendasid siin Tartu piiramisel nii kiviheitemasinaid, ambe ja igasuguseid muid piiramisriistu, nii et see oli üks tolle aja kõige võimsamaid piiramislahinguid üldse. Ja ka eestlased olid õppinud selliseid lääne uusi relvi kasutama ja oskasid seda teha väga efektiivselt. Nõnda suutsid nad piisavalt kaua vastu pidada, aga lõpuks oldi sunnitud ikkagi tormijooksu järel siis alistuma. See Tartu kaitsmine on Eesti ajaloos vaieldamatult üks selliseid märgilisemaid sündmusi. See on nagu mandri osas selle ristisõja või muisse vabadusvõitluse lõpp ja algas täiesti uus ajastu. Muuseas ka ristisõdijad piiskop Albertiga eesotsas olid väga rõõmsad ja nad pidasid seda võitu ääretult tähtsaks ja suureks.